Meil on väga pikk nimekiri täna ja me lähme täna jõuludeks kõike ostma. Salatite jaoks ja jõuluprae jaoks ja kõike. Ja me võtame teid kaasa ja näitame, mis üldse Jaapanis saadaval on. Spaitsuke. See on salati jaoks. Me käisime praegu mingi 3 erinevas poes vist ja meil on probleem. Meil ei ole kõrvitsat müügil. Nii et me nüüd jätkame edasi kõrvitsa otsimist. No ilman mä tän jeni korjane. Nüüd me teeme väikse pausi toiduainete ostmisest ja lähme vaatame jõuluehteid ühest spetsiaalsest jõulupoest. Jõulupood. Kaigai da kara.そうだね。めっちゃ美味しそうだ。これあってもいいんじゃないかな。ストニューじゃないけど。お正月に食べるやつ。あ、じゃあやめる？いいよ、全然。それは。Siin on muide hobuse liha müügil.めっちゃ重い。持ってみ。うわ。持って。うわ。やば。あ、ホールもあるんだ。これは海外にもあるでしょ。海外もあるでしょ。まああるよね。日本はなかなか見ないよね。この時期ぐらい。Jaapani majoistused. 5 need on ülihead. See on ka mega hea. いよいよクリスマスが来たなと思う方も多いのではないでしょうか。思い浮かべることはいろいろありますが、私はやっぱりクリスマスケーキやチキン、テーブルにずらっと並んだオーナブルですよね。クリスマスなら
そうじゃない。Ja siin on värskelt küpsetatud saiad, mida nad seal tagapool küpsetavad. Siin lõhnab nii hästi. Me saab näiteks 3 viilukaupa saia osta, et see on väga tüüpiline Jaapanis. Oleme nüüd jõulusoppamisega esialgu ühel pool. Kõrvitsat me ei leidnud, igal pool oli ainult see Jaapani kõrvits müügil, aga see on natuke teise maitsega, nii et seda me ei saanud osta. Ja sealiha me ei saanud ka osta, kuna see oli väga lühikese säilivusajaga. Mis tähendab, et natuke enne jõule tuleb uuesti minna ostma. Ma ei tea millal, ma ei tea kuhu, mul on aimugi, kust me kõrvitsat leiame. Aga operatsioon kõrvits jätkub. Jõudsime nüüd koju. Me käisime vahepeal ühes jõulupoes, mille nimi on vist Christmas Company. Ja põhjus, miks me sinna läksime, oli see, kuna Taka tuli välja ideega, et me võiks iga aasta osta meie jõulukuuse jaoks mingisuguse jõulukaunistuse ja siis meil niimoodi aastatega koguneks mingid sellised erilisemad kaunistused, et ei oleks kõik ühest komplektist. Ei oleks rohkem nagu selle jõulukuuse moodi, mis lapsepõlves oli. Ja seekord me ostsime sellise mingi Egiptuse klaasist tehtud ornament. Ja siis lisaks midagi väiksemat. Kuna jaapanlased väga jõule ei tähista, siis on väga vähestes kohtades müügil nagu jõulupärased salvrätikud. Aga jah, ma siis valisin siuksed rohelise ja kuldsega, mis nägid väga ilusad välja. Muidugi maksin nende eest hinge hinda, aga noh, kord aastast võib. Jõulud on nüüd käes, nüüd meil on viimased paar asja veel vaja ära osta, me lähme ostame sealiha ja lähme ostame teineteisele praegu jõulukingid. Siis lähme koju ja jätkub söögi tegemine. Jaapanis jõulud tähendab, et jõululaual on kana. Mitte ainult Kentucky, vaid ka kõik teised söögikohad pakuvad kana. Käisime just shoppamas, aga jõulukingitusi ei leidnud, liha me ei saanud minna vaatama, magustoitu me ei saanud ka minna vaatama. Rahvast oli mega palju lihtsalt. Jaapanis jõulud tegelikult ei ole riigipüha, aga millegipärast igal pool olid järjekorrad, nii et me otsustasime, et lihtsalt lähme koju. Ostame kõik kodu lähedalt ja siis hakkame jõululauda katma. Aga me käisime loomapoes ja saime vähemalt Jodile natukene snäkke. Mis me veel saime? Ja sellised snäkid Jodile. Aga jah, viimased ostmised ja siis on kõik valmis.これは美味しそう。あ、これはうまい。
美味しい。じゃあこれちょっと買う？ 1個あ、いや、なんか3つぐらいとか。すぐだ。これもいける。じゃあクリスマスはみかんも必要。まあこの辺でも OK。どうでしょうかな。お嬢ちゃんにささみ。Need on klassikalised Jaapani jõulutordid, alati vahukoore ja maasikatega. Ja me seisame praegu järjekorras, et kooki osta. Zero. Põhimõtteliselt praegu on selline olukord, et kuna jõulutoiduga läheb veel kaua aega, siis me lähme sööme natukene sushit enne seda, kui jõulutoitu hakkame tegema. Käisime, ostsime jõulutähe ka. Nüüd on meil midagi ilusat, mida laua peale panna. Siuke pisike, paras hea suurus. No nii, meil siin viimased ettevalmistused käivad ja me käisime enne mööda poode, käisime teineteisele jõulukinke ostmas, aga me lõppkokkuvõttes ei ostnud mitte midagi. Üks põhjus oli see, et me ei leidnud midagi head ja teiseks oli väljas nii palju rahvast. See oli nagu suht imelik minu arust, kuna tegelikult jõulud ei ole Jaapanis riigipüha. Aga ometi kaubanduskeskused olid täiesti täis. Igal pool koogilettide juures olid mega suured järjekorrad. Et see oli täiesti hullumaja, mis toimus. Ja nagu ma ütlesin, et koogilettide juures oli järjekord, eks ole. Ja see on sellepärast, et Jaapanis nagu nad otseselt ei tähista jõule, aga nad nagu samas tähistavad, eks ole. Nendel on jõulud hoopis teise tähendusega. On nagu 2 varianti. No 3 võib-olla, kui peres on lapsed. Aga et väga populaarne on see, et jõuludel lähevad paarid kuhugi koos restorani sööma, eks ole. Ja siis veel üks variant on see, et tähistatakse kodus ja siis süüakse kana. Et kõige välismaal on kindlasti väga tuntud, et jaapanlased söövad jõuludeks Kentuckit ja kindlasti on ka palju neid, kes söövad, aga reaalsus on, et Kentuckit tuleb vähemalt kuskil 6 aega ette broneerida. Kui sa seda ei tee, siis sa pead kuskilt mujalt kana saama. Ja see õnneks ei ole raske ka, kuna absoluutselt kõik toidupoed, igasugused restoranid, kõik kohad müüvad jõuludel kana. Nii et see on nagu nende see nii-öelda kohustuslik jõulusöök.
ja teine asi on siis see, et neile meeldib süüa jõuludeks maasika vahukooretorti. See on ka nii-öelda klassika. Ja jõuluvana nii väga siin nagu teema ei ole. See on võib-olla pigem siis, kui peres on lapsed. Aga ei ole nüüd sellist asja nagu Eestis, et näiteks on igasugused jõulupeod, kus siis tuleb nagu täiesti kindlalt ka jõuluvana, kes jagab lastele kingitusi. Sellist teemat minu teada siin nii väga ei ole. Ja meie oleme ka nagu eelnevad aastad koos ikka käinud restoranis jõuludel, aga sel aastal otsustasime natuke rahulikumalt võtta. Ma ei tea, kui palju see rahulikum on. Aga otsustasime, et teeme kodus võimalikult eestipärase jõululaua. Praegu tegin täidetud munad. Ja nüüd ma hakkan heeringa võileibu ja singirulle tegema. Lõpuks ometi jõulusöök on valmis ja saame hakata sööma. Ma esimest korda elus tegin traditsioonilist sealiha sinepiga. Siis me tellisime Amazonist prantsuse verivorstid. Siis meil on muidugi hapukapsas olemas. Läksime poodi, ostsime saksa hapukapsast. Siis meil on Põhja-Jaapani kartulit, kuna need on kõige sarnasemad Eesti kartulitele maitse poolest. Siis meil on muidugi kartulisalat olemas, selle jaoks mu pere saatis Eestist majoneesi ja herned. Ning mis meil veel on? Heeringat tellisime Amazonist, siis tegime täidetud munad, tegime singijuusturullid. Moos oli ilusti saadaval, see on meil Austria pohlamoos. Ja ma üritasin teha ka marineeritud kõrvitsat, see oli kõige raskem, kuna meil ei olnud seda õiget kõrvitsasorti müügil. Nii ma pidin Jaapani kõrvitsaga tegema ja tegelikult kausus olla siis ega ma ei mäleta ka, kuidas see kõrvits üldse maitsema peab, nii et see tuleb huvitav. Ja hakkame sööma. Ja それをジャムと一緒に。これと一緒に。全然悪くないけど、なんか慣れない。慣れてない。Jõulud on nüüd läbi. Mul on siin hunnik tšekke ja ma hakkan nüüd arvutama, palju Jaapanis läks maksma Eesti jõululaud. Ma nüüd arvutasin summa kokku. Jeenides läks kogu see Eesti jõululaud maksma 18 861 jeeni ja eurodes on see umbes 115 eurot. Kogus oli umbes, meid tegelikult oli 2 tükki, aga seda sööki jäi väga palju järgi ja ma ütleks, et seda oleks jätkunud vähemalt 3-4 inimesele. 30 eurot nägu. Päris normaalne. Aga jah, see oli kõik jõuludeks ja siis järgmisena on meil veel päris mitu videot plaanis, sealhulgas ka filmida, milline on siis traditsiooniline või mitte nii traditsiooniline, milline on tavaline aastavahetus Jaapanis. Näeme järgmine kord!